Tervitussõbrad, mina olen Mihkel Rauds ja ma olen nutisõltlane, mis tähendab seda, et julgelt niisugune 10 tundi ööpäevas vahin ma oma telefoni, ma teen seda absoluutselt igal võimalusel. Ma ei peaks seda ütlema, aga ma kontrollin oma Twitter feed'i isegi siis, kui ma ootan autos punase tule taga seda hetke, kui ma jälle uuesti edasi tohin sõita. Aga nagu me teame, põhjustab selline asi lisaks tohutule enesehinnangu langusele ja muudele psühholoogilistele probleemidele ka füsioloogilisi probleeme. Ja täna on mul taas külas füsioterapeut Mati Arend. Me räägime nähtusest, mille nimi on nutikael. Tere jälle, Mati! Tere taas! Nutikael, ma mäletan, sa varasemalt ütlesid, tegelikult see väljend on inglisikeelsest väljendist text neck, ehk siis tuleb sellest, et inimesed saadavad oma neid SMS-sõnumeid ja siis see kaela asend on vale. No nii, see on tavaline asi, ma võtan oma telefoni, eks ole, mida iganes ma teen ja umbes niimoodi ma olen. Kuidas nüüd telefoni paremini käes hoida ja kuidas seda paremini kasutada, et vältida nutikaela ehk kaelavalusid? Varasemaga erinevus on lihtsalt see, et tegelikult inimesed lugesid ajakirja, ajalehtesid ju varem ka 50 aastat, 100 aastat tagasi. Küsimus on nutiseadmetega see, et telefon ja tahvel kaaluvad kilodes rohkem võrreldes ajalehtedega. Ja füüsiliselt ongi see raskus, et ma hoian oma telefoni ja tahvlit käes, ma pean oma õlapealt seda rohkem kasutama. Ja loomulikult võib-olla vaatan sellele tulenevalt siis liigselt alla, ehk et minu pea on mitte kõige korrektsem asendis ja see mõjub siis kaela õlevõtmele liigse koormusele. Milline see õige asend siis on? Ehk et kui me teeme seda istudes, siis sama asi, nagu me eelmises episoodis rääkisime, et see pea asend. Et see pea peab olema ikkagi mitte siis siin, eks, et pea ei tohiks nagu alla kukkuda kaela otsast sisuliselt. Ma pean hoidma pead siis neutraalses asendis, käed on toetatud ja siis ma seda rakendan selliselt. Aga kuidas seda pead nagu normaalses asendis, seda ikka sama 85 see võib olla ka natukene allapoole vaatamine, aga see ei tohi olla see, et see pea, see lõug läheb niimoodi just nagu siis neandertaal. See ei tohiks nii-öelda olla, et lõug peaks olema kõige sõle peal, aga loomulikult ma võin vaadata alla. Et kui me teeme seda püsti, et kui sa näitad ka seda asendit, kuidas see püsti on. No, tavaliselt on püsti umbes niimoodi. Siis tuleb see vahe oluliselt kiiremini esile, kus on tüüpiline probleem see, et inimesed ei saa aru, et meil on ka käed, mis liiguvad. Ja ma võin tõsta seda nutiseadmet ka ülespoole. Ja teine väga lihtne vahend selle kasutamiseks on näiteks selline asi, et ma panen omale ühe käe siia rinnale ja nüüd kasutan nutiseadmet ja ma saan teha, mis ma tahan. See võib ka teistpidi toimida. Jah, et see ei pea olema see, et ma pean tõesti alla vaatama. Kui sa võtad selle asendi korraks uuesti sisse, et kasutad seda allapoole, siis nagu ma eelmine kord sulle vajutasin siia alla see koormus, mis kaelalihastele mõjub, ehk et see 7 kilo pea raskust vajub kogu allapoole. Kaelalihased peavad seda pidevalt üleval hoidma ja sellepärast tekibki see nutikaela valu. Nii et umbes niimoodi. Jah, ma saan toetada käsi, vahetada käsi. Istudes siis toetada käsi, nagu me enne tegime. Aga mida siis teha, kui mul on näide tahvel või võtame, kui mul on tahvli mulaaž, et ta näeks raskem ja õhknu välja. Võtan selle mulaaži, selle arvuti asemel, see on tegelikult tahvel, ta on ikka päris raske ja päris nagu ühe käega. Ma sellist asja ikka ei opereeri. Tahvlid on tihti nagu, mitte päris nii suur hädaga ikkagi. Ühesõnaga, tahvlit ei ole mõtet üldse püsti seistes. Ikka on vaja hoida, aga sellesse tulebki, et minu käed peavad rohkem raskust üleval hoidma, kui see on tõesti suur tahvel, mis kaalub ikkagi kilo. Et jällegi ma peaksin saama käsi toetada. Näed, nüüd on see juba pea asend palju parem, et juba eelnevates episoodides päris hästi õppinud. Et tõepoolest, et kui me nagu loeme ka pikali asendites istudes, siis me võiksime seda tahvelarvutit siis oma asendisse panna, kus ta on toestatud. Et tahvelarvutitele müüakse ka neid tagumisi asendeid ja enamikel on tegelikult see lisatagumine osa ka olemas, kus ma saan teda siis toetada. Ja sageli on ka see, mida tehakse, on see, et tahvel on siis nii-öelda maas ja siis tegutseta. Et ei panda teda siis selle korrektsema nurga alla, eks. Et kui tahvel on laua peal, siis ma peangi rohkem alla vaatama just, et kummardama liigselt ette. Et need mured on, mida tuleks lahendada. Ega ma tahvlil ometi ei pea seda välist oleks parem? Kui nüüd ma kasutan tahvlit 7 tundi päevas, siis loomulikult. Ikkagi väline kvadatuur on ka siis vaja. Kui ma nagu tooksin, ehk et ma kasutan seda kätt rohkem, sellepärast see 10 süsteemi enda sõrmedega adekvaatselt ära kasutada klaviatuuri on palju ökonoomsem lihaste jaoks. Selge pitt, kuule, aga aitäh sulle, Mati. Nii et järgmine kord, kui te tahvlit või mobiiltelefoni käes hoiate, siis teate, kuidas seda teha.